Planet Hoos. Saatejuhtide Maicel Mõttuse ja Jüri Lehtmetsa 2025. aasta detsembrikuu külaliseks on Edmar Tuul. Head kuulamist! Karge rõõm on öelda tere detsembrit teile, head kuulajad! Oleme külma ees sooja tulnud, et aasta 2025 viimane saade teieni tuua. Muusikast, inimestest ja ühtekuuluvusest teeme täna juttu, sest külas on dirigent ja kultuurikorraldaja Edmar Tuul. Meie Jüriga saamegi öelda tere, Edmar! Tere! Kuidas siis on? Oled valmis rääkima natuke seda aastat kokkuvõtvalt, aga võib-olla laiemalt ka? Jah, olen küll, ma arvan, et ütleme, julge hundirind on väidetavalt rasvane, mul on siis hästi rasvane. No see on hea, selle üle meil on ainult hea meel. Aga ma saangi siis alustuseks küsida, et saame natukene tuttavamaks, et kes sa oled ja kust sa tuled? No mulle meeldib öelda sellistel hetkedel, et ma tulen Võromaalt. Aga eks ma oma elust olen siin Tallinnas elanud, ütleme siis Põhja-Eestis, aga juured on sinnapoole ja hing ka kihkab igal võimalusel sinna sõita. Aga nagu sa ütlesid, kes ma olen, hariduselt dirigent, tegelikult on mul ka Tartu Ülikoolist selline haridus nagu juhtimise digikommunikatsioon. Nii et nagu selline puhas muusik ma ei ole. Selle teeb veel sopasemaks selle, et ma olen Tallinna Reaalkooli lõpetanud, mis tähendab seda, et ma ei ole nagu kogu oma elu ainult muusikat õppinud, vaid päris palju keemiat, matemaatikat ja sellist ajuragistamist on mu elus olnud. Aga muusika on olnud osa mu elust, ma arvan, et täitsa algusest peale, sest meie peres on see olnud tähtsal kohal. Selge, siis sul on väikene eelsoodumus, aga sinu jutu põhjal ma saan aru, et mõlemad aju poolkerad on saanud tugevat tööd eluaeg, et... On kõvasti kulunud ja neid halli ajurakke on mõlemal pool, jah. Siis on ju edukalt elatud elu, võib juba praegu öelda. Võib-olla. Aga mis viis siin dirigendi ameti juurde üldse? Et kui on reaalkooli taust, et kuidas siis Georg nii-öelda see pool otsa tuli? Ma ei oskagi täpselt öelda, ma mäletan lapsepõlves seda, kui meil tekkis koju muusikakeskus. Oli kõva sõna, sinna sai ju plaati panna ja 2 kassetti korraga sisse panna ja ühesõnaga see oli mingil ajal oli kõva sõna. Ja kui olid sellised vaiksemad õhtud, kus pere võib-olla köögis sai lõunad, siis mina hiilisin siis selle muusikakeskuse juurde, panin Tšaikovskit mõne või Straussi mängima, võtsin šašlõki selle puidust kepikese kätte, hakkasin nagu kuidagi tegema mingi käteringe. Ma ei tea, miks, ma ütlen ausalt. Aastad hiljem ma küll sain teada, et mul mingit suguvõsliini pidi on keegi dirigent olnud kunagi, aga nagu ma arvan, et see selline päris tahtmine dirigendiks saada tekkis palju-palju hiljem. Minu tahe üldse muusikat tegema algas sellest, et ma tahtsin pääseda mitte Estonia kontserditsaali lavale, vaid et kes teab, siis seal see nii-öelda, kust esinejad sisse tulevad, sellised need uksed seal külje peal, seal on selline ringikujuline aken. Ja kui ma nägin seda ükskord lapsena, siis ma jäin mõtlema, et mis maailm see selle akna ja selle ukse taga on ja ma tahtsin seda kogeda. Aga siis mulle öeldi, et sa pead minema siis koori laulma. Ja siis sealt see nagu hakkas veerema ühel hetkel. Motivatsiooniks siis oli leida nagu maagiat, mis sa arvasid seal olema, ma saan aru. Jaa, sellepärast, et see oli mingi kontsert, oli mul vend mängis puhviorkestris ja siis me ootasime, et orkester tuleks lavale ja lõpuks järsku tuli see uks lahti ja sealt tuli hästi suur naerupahvakas välja. Ja mõtlesin, et issand, kuidas seal on nagu palju toredam vist kui siin saalis. Tahaks ka sinna. Näed. Ja nüüd sa oled vist jõudnud sinna ja üle maailma, eks ole, erinevatele lavadele. Mis on nagu kõige kaugem lava, kuhu sa oled jõudnud? Kilometraasilt sa mõtled, jah? Riigilt, kilometraasilt, kuidas sa tunned? Vist Šveitsis olen, Šveits vist kõige kaugem olnud Tallinnast hetkel. Ei, tegelikult ma olen ka Itaalias Torinos juhatanud, nii et ka seal on käidud, aga Austriat on külastatud
ja Berliini mõned korrad, Saksamaal siis ühesõnaga käidud, Austrias siis Viinis. Et siit-sealt on tehtud seda tööd, jah. ja võib-olla oled sa mõelnud, kuhu sa sooviksid jõuda esinema, mis on niisugune unistuste lava? Eks mul, ma ütlen ausalt, kunagi mul olid sellised unistused, mingid kindlad lavad ja mingid saalid, aga täna mul ei ole selliste unistuste kohta või saali, vaid mul on teatud nagu projektid või mingisugused, on teatud asjad, mida ma tahan teha seal laval. See sisuline pool köidab mind täna rohkem kui see, et ma nüüd juhataksin mingis kuulsas kontserdisaalis. Muidugi see oleks väga äge, neid me siin on ju olnud siin meedias viimasel ajal ka palju, kuidas eestlased on siin Ameerikas käinud ja nii edasi, aga see mind täna väga ei köida, mind huvitab see, et mida ma sealt laval teen, see on minu jaoks olulisem. Et prioriteedid on ajaga muutunud. Vot siis ma saangi küsida, et mida sa oled selles ametis põnevat ära teinud ja mis sind jätkuvalt innustab? Vot see on hea küsimus, põnev, no kelle jaoks, mis asi põnev on, eks ju. No lapsena ma olen ju olnud Rahvusooperi poistekoori laulja, ehk siis on tehtud ooperit, on tehtud operetti lauldud, eks ju, kooris. On mängitud sümfooniaorkestrites, kammerorkestrites, on juhatatud kõike seda. Aga võib-olla jah, mingisugused põnevamad, kindlasti see, kui kunagi oma hea sõbra ja kolleegi ja tänaseks väga tuntud helilooja Rasmus Puuriga me asutasime Tallinna Reaalkoolis kusjuures sümfooniaorkestri. Et kui mõelda, et reaalkallakuga koolis teha suurt kunsti, me tegime. Hakkas igav meil lihtsalt mõlemal, mõtlesime, et teeme midagi lahedat. Ja me tegime ikkagi seal selliseid muusikalisi teatrietendusi, lõpuks tegime nii Tartus kui Tallinnas selle orkestriga. Ja tehtud on erinevas žanris muusikat ja sellist üllatatud inimesi võib-olla, kuidas tullakse võib-olla akadeemilise naiskoori kontserdile, TalTechi akadeemilise naiskoori kontserdile, aga kavas on hoopis Queen ja ABBA ja mitte lihtsalt lauldud, vaid ka tantsitud seal lava peal kindla koreograafiaga. Ja üks ägedamaid, ma arvan, projekte on olnud, kui ma sain siin olla ülemöödunud tantsupeo ajaloo esimene dirigent. Nimelt orkester, rahvamuusikaorkester oli, meil oli sümfooniaorkester, koor ja ma olen siiralt tänulik Toonia Tamrale, kes mind sellesse projekti võttis ja see oli üks ägedamaid asju, mis ma olen teinud, et võib öelda, minu taktikepi järgi tantsisid tuhanded eestlased. No see kõlab küll põnevalt, et mina defineeriksin seda põnevalt. Jah, võib nii öelda küll. Aga mida oled kultuurikorralduses saanud ära teha, et see dirigendi amet on üks, aga sinu huvid on mis palju laiemad, ma saan aru. Jah, eks viimased nüüd 4,5 aastat tegelikult võib öelda ja on väga suur rõhk läinud sellisele kultuurikorraldusele, mis tooks kultuuri juurde kõik eestlased. Ja siis, kui siin juba rääkida, siis tegelikult siin juba hakkame vaikselt liikuma ka Euroopasse selle teemaga. Aga esialgu jah, et jõuaks selleni, et vastavalt põhiseadusele ja igasugustele muudele seadustele, konventsioonidele me teda täidaks ja et kõik eestlased saaksid osa kultuuriruumist. Ja see on kuidagi muutunud. Lauri Räpp ütles mõned nädalad tagasi, õigemini isegi mõned tagasi, et ma ei võta seda omaks seda tiitlit, aga et ma olen nagu muutunud teatud mõttes südametunnistuseks sellel teemal siin Eestis, et keegi peab seda tiitlit, ikkagi seda kohustust siis kandma, ütleme nii. Jah, see on nagu kohustus, mida ma ütlen ausalt, ma ei ole seda endale nagu võtnud, see on lihtsalt kujunenud praegu niimoodi. Ja ma olen alati öelnud, et kõikidele, kes minuga koostööd teevad, et ma ei pea seda tegema, et kui keegi tunneb, et ma ületan mingisuguseid volitusi või mingid piire, siis jumala eest öelge mulle ja tõmbame tagasi midagi. Vot,
tähtsad tiitlid on olulised ja selle poole ja me tegutseme kõik, et ühiskond oleks parem, aga sa oled ju inimene, kas sul jääb hobideks ka aega või on su elu niimoodi üles ehitatud, et see kõik kuidagi ühildub? no igapäevaselt ma ju istun ikkagi Viimsi muusikakooli direktori ametipostil. Ja see on ikkagi igapäevane selline, kui rääkida tööst, aga minu hobidest, seda ma nüüd hobiks ei saa nimetada, aga täna, ütleme nüüd peaaegu viimased 2 aastat minu peamine elu eesmärk on olla isa ja kasvatada oma last ja luua talle selline tulevik, kus ta saab öelda, et vot, et ta võib olla uhke oma vanemate üle ja nende tegude üle, et see on nagu, ütleme, viimased varsti juba 2 aastat, jah, veebruaris saab 2 aastat täis, olen ma saanud jah, seda kõige uhkemat tiitlit, mis on isa tiitlit kanda. no see on väärt hobi, ütleme siis, jäädes küsimuse raameni. no just, jah, vabandust. jah, jäädes küsimuse raamidesse. Aga hobidest jah, ega mul selles mõttes, et väga aega selleks ei ole aga ma ei tunne sellest väga nagu ka puudust, et see muusikute, kultuurikorraldajate elu on selline, et meie töö on meie hobi ja see on tore. Siis on hästi üles ehitatud see elu. Aga kuidas see nii-öelda kontserdi ligipääsetavus sinu ellu jõudis, et võiks ju olla tavaline dirigent ja lihtsalt? Oi, siin küsimus oli kohe ilus kompliment ka, et võiks olla tavaline, aga et ma olen siis eriline, ma ei tea, ma võtan seda komplimendina, kui tohib. Aga palun. et nagu vist kõigil teistelegi, kes selle teemaga on hakanud tegelema, on isiklik kokkupuude, et minu lähedane pereliige teatud haiguste progresseerudes on jäänud ratastooli ja seda juba siis mõned aastad tagasi enne ühtekuuluvuskontserdite teekonna algust. Ja kuna ma tahtsin luua võimalust, aga ta on väga nagu kultuurilembeline ja väga intelligentne ja väga tore inimene. Ja ma tahtsin luua ühe kontserdi, kuhu ta saaks tulla kuulama oma siis pereliikmete laste esitust ja loomingut. Aga ma olin ka täpselt samal ajal, kui mul see nagu mõte hakkas jooksma, ma olin kohtunud Piret Ausiga, kes pidas loengut sellel teemal, milline näeb välja kurtide maailm ja tema põnevast elust, kuidas ta sündis siis kurtide perre ja kuidas tema seal peres, et nagu see pere oli terve ja tema oli siis see erivajadusega inimene, selline huvitav nagu teine nagu dimensioon maailmale. Ja siis ma kohtusin Maarja Krais-Leoskiga ühel arvamusfestivalil ja küsides temalt nagu nõu, et kuidas üldse nagu hakata looma mingit, sest ma olin, ütleme, samasugune rumal inimene nagu võib-olla ikka teine, kes arvab, ligipääsetavus on see, et ma teen ratastoolile kaldtee ja that's it. Ja ma küsisin, et kust ma saaksin ja et kui ma tahaksin mõnda vaegkuuljalt ka, et kust neid mingit aparaate või silmusvõimendeid saab. Ja Maarja ütles mulle nii, et kuule, et me tuleme sulle appi, aga sa pead tegema kõigile ligipääsetava ürituse. Ja noh, ma olen natukene selles mõttes selline kohati hulljulge ja võib-olla ma nagu ei saanud aru ka, mida ma siis tegema hakkan, kui suur ja mahukas see kõik on. Mõtlesin, et okei, davai, et why not, et mis seal ikka on, mis see saab olla nagu selles mõttes, et me elame 21. sajandis ja kuidas on see võimalik, et see on võimatu või raske või keeruline või mis iganes. Ja see oli augustis ja ühtekuuluvuskontsert oli planeeritud detsembrisse juba. Selles mõttes, et esimene kontsert sündis praktiliselt 3 kuuga. Täna me korraldame terve aasta seda kontserti. Ja kuigi algselt oli mulle öeldud, et mul oli mõte üks kontsert, siis pärast seda kontserti tuli see nagu surve nii suur, et kuulge, et teeme veel, meil on nagu nalja teed, me peame seda tegema. Okei, teeme ühe veel ja siis anname sellel kellegi teisele üle nagu. No ja nüüd me siin oleme 4,5 aastat hiljem, kus kohe on juba 4. ühtekuuluvuskontsert ja tegelikult minul on juba kaust arvutis eraldi juba järgmise aasta jaoks tehtud ja läbirääkimised järgmise aasta kontserdi korraldamiseks käivad mitu kuud. Et see tsükkel on nagu läinud veel pikemaks. Ühesõnaga, sa oled asjas sees. Ma olen jäädavalt sees ja täiesti juurdunud sellesse.
jah, me tuleme selle teema juurde tagasi, aga mul tekkis ennem Jah, küsimus, mida ma vist saan ainult sinu käest küsida, sest sa oled esimene dirigent, keda mina päriselus kohtan. nii. ja ma küsin sult seda, et mis ütleb sinu kogemus, haridus ja arusaam, kas dirigendi amet, võib-olla mitte täna, mitte homme, oleks võimalik nagu liikumispuudega inimesele ametina, kui me mõtleme seda, mida dirigent teeb. jah, ta peab omama muusikalist haridust, eks ole, aru saama, elevant ei ole talle kõrva peal tohtinud astuda, aga just see töö kätega ja kõik selline. Absoluutselt. Ma ei kahtle selles, meil on väga suuri dirigente. Herbert von Karajan, kellest on ka YouTube'is minu meelest video olemas, kuidas ta juhatab kulmudega, nii et võiks lausa öelda, et kui kulmud liiguvad, siis jumala eest tee oma tööd. Noh, päris, eks ju, see nii lihtne ei ole, jah, aga ma natukene suurustan, aga mina ma ei, ma ei näe täna takistust selles osas, et kui on tahtmist ja kõik need muud eeltingimused, mida sa juba loetlesid ilmselgelt, mida on dirigendi juures vaja, mhm. ma lisan sinna ka selle, et dirigent on selline natukene teistsugune isiksus ka, et siis hakkame pihta, et ma ei tea, kas ma pean mingi kursused hakkama tegema teile. no kui sa soovid, et siis võivad väga huvitavad tulemused tulla. kas see on nagu ametipoolse ligipääsetusrolli mängib, et meil käis külas siin Janar Peterson, kes on nagu püstijalakoomik, siis tema kirjeldas, et see lavale pääsemine ei olegi nii lihtne ülesanne, kui võiks arvata. Jah, see on, noh, aga see ei takista su seda nagu, selles mõttes sa võid seda tööd ju ikkagi teha ja see nüüd on juba kontserdi korraldaja töö nagu tekitada su see võimalus nende lavade pääseda. Ja alles eile ma nägin ühte videot, kuidas see oli vist kuskil Hispaanias. Ma ei ole nüüd kindel, mis selle neiu diagnoos on, aga samamoodi selline ratastoolis raske puudega neiu, kes mängis Sensansi tšellokontserti nagu kulda, ei mingit probleemi, ka ratastoolis ja kuidagi ta sinna lavale pääses, ma seda hetke ei näinud selles mõttes, aga kõik on ma räägin, kõik on võimalik tänapäeval. Me elame 21. sajandis, et kõik on võimalik, kui sa oled lahendustele orienteeritud. noh, siis on, noh, ühiskonnas kipub olema, et mitte alati, aga need, kes on, nende puhul need võimalused saab luua ja kes on valmis neid võimalusi looma, siis nad annavad inimestele nagu vabaduse tegutsemiseks ja enese väljendamiseks nii-öelda. ma küsin ka seda, kaua üldse dirigendi ametit õpitakse, kui me mõtleme, et keegi hakkab täna äkki mõtlema selle peale, on võib-olla noorem, võib-olla natukene keskkooliealisem, et kuidas sellega on? Noh, öeldakse, et terve elu õpid dirigeerimisametit. Sest Jah. vaadates, kui palju muusikat on, eks ju, maailmas, noh, siin on, eks ju, nagu kaks teemat. Üks on, me räägime sellest nii-öelda füüsilis-tehnilisest osast, et kuidas siis, kuidas sa dirigeerid üleüldiselt. Aga sa õpid ikkagi muusikat tundma läbi selle tegemise ja seda muusikat on lihtsalt meeletult palju. Ja sa ju sõltud alati ka sellest materjalist, olgu see orkester, olgu see koor, kuidas sa suudad, et neile selgeks teha oma visiooni või mida nemad sulle pakuvad ja see on selline koostöö, ega see ei ole selline, et dirigent nüüd tuleb ja ütleb, et me teeme nii. See peab olema koostöö. jah, et noh, siis ongi nii, aga kaua sa nagu ajaliselt ikkagi, kui sa ütled, et sa õpid seda terve elu, aga kaua sa koolis pead nagu olema? No täna Eestis on niimoodi, et muusika- ja balletikoolis saab seda hakata gümnaasiumi tasemest õppima ja noh, Muusika- ja Teatriakadeemias on võimalik doktorikraad omandada, et noh, ütleme niimoodi, et akadeemiasse astudes sa peaksid juba ikkagi mingeid asju oskama. Bakalaureuse lõpuks peaksid sa olema teoorias juba võimeline juhatama kõike, aga nii et eks see kõik ju oleneb ikkagi indiviidist. Kui kiiresti, kui palju ja mis su lõppeesmärk on ikkagi. Seda küll, jah. Et kas sa tahad, millist muusikat sa tahad juhatada, eks ju.
üks asi on instrumentaal ja vokaal, ballett, ooper, operett, muusikalid, sümfooniad, see läheb hästi spetsiifiliseks, aga see kõik on omaette väga keerulised maailmad. no seda ongi vaja, äkki kellelegi on seda lahtiseletust tarvis, et ta saab selle peale siis mõelda, mida tema tulevikult ja elult soovib. Jah, Just. aga jah. aga kust sai alguse ühtekuuluvuskontserdi idee, et mis see ligipääsetavus lisab veel nii-öelda neid kihte juurde, mis juba muusikas on? No natuke sa seda meile juba seletasid, aga et, et ma saan aru, et see kõik käis üsna kähku sinu esimese kogemuse põhjal. Ega ta nagu kähku ju ei käinud selles mõttes, et aga ma arvan, et see mõte midagi sellist teha oli mul ikkagi juba aasta või natuke rohkem kuskil kuklas tiksumas. Aga see otsus, et me seda nüüd teeme, see oli küll üpriski selline, noh, ma räägin üks vestlus Piretiga, üks vestlus Maarjaga ja siis oli, et okei, teeme. Ja siis oli paar kõnet veel, et leida teatud nagu kunstilised partnerid, kuna esimesel aastal minu enda kollektiiv, siis Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemiline Naiskoor oli selle nii-öelda üks korraldajatest ja ka laval olijatest, aga just, et leida Lauri Räpp sinna kõrvale, Anne-Maide Vahi sinna kõrvale, kes siis panid minu mõned mõtted ja visioonid kaunimasse eesti keelde. Et see oli nagu selline, see käis ka üpriski kiiresti, kuna mul hiljuti oli Lauriga koostöö olnud. Ja jah, ma ütlesin, kui ma tutvustasin seda projekti kõikidele osapooltele, siis ma ütlesin sellise lause, et see saab olema midagi suurt. Ja ma mäletan, et üks koorilaulja küsis, aga mis see tähendab, et noh, suurt, mis mõttes suurt, et noh, et mingi mitmetunnine kontsert või mis see tähendab nagu suurt ja ma ütlesin, ma mäletan, ma vastasin, et ma ei ole kindel, aga ma tunnen, et see on midagi suuremat ja olulisemat, tähtsamat. Ja täna ma võin öelda, et see, mida me teeme, on õige. Ma enam ei ütle, et me midagi suurt, vaid see on õige. Seda lihtsalt peab tegema. Ja see on see, mis meid aastast aastasse täna veab ja seda hoogu annab. Jällegi, et algsed arusaamad on kujunenud millekski uueks, mis siis kannab elus edasi. Sõnastus on muutunud. Tegelikult see sõnastus on muutunud. See mõte oli lihtsalt ma räägin, ma ei saanud toona aru. Ma sain aru, et see on midagi erilist, aga siin on midagi veel, sest tänaseks, eks ju, see ühtekuuluvuskontsert on nii-öelda need juured on näinud ja veel harud on tekkinud igasugused. Kuidas siin Epikoor, eks ju, kuidas Klassikatähtides oli meil tänavu viipekeele tõlge küll ainult ühe artisti ja ühe loo puhul, aga ikkagi see oli mingi samm. Ja on väga palju muid asju juhtunud ühiskonnas, kultuuriruumis, just kultuurikorraldajate ruumis nii-öelda, mis kas otseselt või kaudselt on selle kontserdi nii-öelda tagajärg. Jah, no see on tagajärg, aga milline on olnud tagasiside kõigi nende aastate jooksul nüüd? Ma ei tea, selles mõttes, et eks minuni on jõudnud igasuguseid asju, on ka nagu negatiivset tagasisidet jõudnud. Üks peamine on see, et miks see kontsert ainult Tallinnas on. Ja ma võin öelda käsi südamel, ma olen käe südamel, küll kuulajad seda ei näe, aga et me oleme püüdnud teha ka mujal ja siin ütleme üks kuu aega tagasi isegi oleks olnud võimalus, et järgmine aasta on see ka väljaspool Tallinnat, aga kahjuks me ei ole leidnud seda rahastust, et päeva lõpuks seda korraldab üks väike MTÜ iga aasta täiesti nullist ja see on meeletu töö seda nagu sellist rahastust siia taha leida, ja vaatamata sellele, et enamus meeskonnast teeb seda tööd tasuta, oma heast tahtes, sest me saame aru, et see on õige ja vajalik, siis ikkagi need summad kuidagi iga aastast aastasse meeletult kasvavad.
sest me tahame teha paremini, me tahame teha kvaliteetsemalt ja see kõik maksab. nii aga on. mis need peamised kulukohad on, mis nagu eristab niisugust tavalist kontserti? Noh, ilmselgelt ligipääsetuse loomine. See on nagu selline peamine asi, mis eristab. Aga erinevad tehnilised lahendused, mis jälle tagavad seda ligipääsetavust. Ja, ja noh, ka see, et kui pärast juba esimest aastat on meiega kaasas ka Eesti Rahvusringhääling, ehk siis meil on ka televisiooniülekanne, see nõuab teatud ekstra kulutusi kui tavaline kontsert nii-öelda sellise produktsiooni koha pealt. Et lõppkokkuvõttes see sündmus on, noh, ma ei tahaks öelda ikkagi päris tippkvaliteet on sealt tagatud kunstiliselt poolelt, eriti tänavu, kus meil on laval ainult profid, elukutselised muusikud, siis jah, see kõik on omaette kulu. See on täiesti arusaadav. Olles ise selle valdkonna inimesed, siis me teame, mida see tähendab. Aga ma küsin sult, et mida siis ilma nüüd, ma ei tea, mis see eestikeelne vastu on, spoilereid andmata, mida võib oodata selle aasta kontsertilt? Sa ütlesid professionaalsed muusikud rohkem kui kunagi varem. Jah. No üks asi, mis vist nüüd tänaseks juba enam ei ole spoiler, aga tasub ikkagi öelda, sest võib-olla see on jäänud ridade vahelt, on see, et kui eelmine aasta õppis viipekeelset laulmist, Eesti viipekeeles laulmise ära Mari Kalkun, siis tänavu õpib selle ära Ott Lepland. Noh, väga tore. Just. Ja võin ka seda öelda, et lavale astub siis esmakordselt ka Epic Core. Ja teeb oma siis... Seleta natuke lahti, mis nad eriliseks teeb võib-olla. No, kui tõesti ei ole nüüd podcasti kuulajad meil siin olnud vahepeal sel aastal meedias kinni ja lugenud, siis Epic Core, ütleme, algne idee ma pean tunnistama, kuigi on jäänud mulje, et see on kõik minu idee olnud. Tegelikult algne idee tulenes esimese aasta kontserdilt, kui president Kersti Kaljulaid selle kontserdi avas ja ütles, et tegi ettepaneku, et me võiksime liikuda selles suunas, kus igal laulupeol kõlab Eesti viipekeelne laul. Ja minu meelest see oli väga ilus mõte. Minule võttis lihtsalt aasta aega, et seda päriselt tõsiselt võtta ja hakata selle nimel tegutsema. Et siis Epic Core on täna Eesti viipekeeles laulev koor, aga plaan on seda laiendada tegelikult taaskord nii nagu ühtekuuluvuskontsert siis tegelikult kõigile. Lihtsalt hetkel on see nii-öelda sellise natukene väiksemas koosseisus ja jah, nad laulavad Eesti viipekeeles, mis on erakordne ja esmakordne Eestis. Aga kui levinud see maailmas on niisugused viipekeelsed koorid? No kui võtta meie lõunanaabrid Lätis, siis seal on see üpriski tavaline juba, või noh, ma ei tea, kui tavaline, aga kas või tänavusel noorte laulupeol seal Lätis oli osalemas 3 viipekeelset koori. Et kusjuures ühe laulu puhul, mida leiab ka ja taaskord netiavarustust üles, õppis ära viipekeelset laulmisega selle laulu solist, autor ja ka kõik teised seal. Et selles see on see, et ainult üks väike seltskond kuskil kaare all, vaid ikkagi kõik. Ja see, kuna ma sain ise seal kohal olla, siis see oli lihtsalt fenomenaalne elamus. Et ikkagi on, kui tahta jällegi on kõik võimalik. Ja absoluutselt. Noh, tsiteerides vist Urmas Otti, et ma pean seda küsima, miks ei õnnestunud siis saada laulupeole Epic Core'iga, mis tagantjärgi, kui sa oled rahulikult, ühiskond on seda analüüsinud, sina oled seda analüüsinud, võib-olla ka need osapooled, kes ei ütlesid, on seda analüüsinud, et mis see põhjus oli?
no ma saan ikkagi öelda ju, noh, see on selline keeruline küsimus tegelikult, et ma võib-olla nagu nii-öelda küsimust natukene parandaksin selles osas, et minu jaoks on olnud see üpriski nagu rahulik ja ei ole olnud sellist vajadust maha rahuneda midagi. Ma olen olnud kurb ja ma olen tänaseni kurb ilmselgelt. Äh, aga kui sellist võib-olla filosoofilist vastust anda, mis on vist kõige õigem antud hetkel, oleks see, et võib-olla ei olnud teatud ühiskonnagrupp selleks veel valmis. Ja, ja nüüd ma tahan loota, sest päeva lõpuks me näeme, et see on õige asi ja see on vajalik asi, me sinna ühel päeval jõuame. Et me kõik oleme selleks valmis, et selline võib-olla hirmutav, sest kõik uus on ju hirmus natukene, et siis enam ei ole. see on suurepärane, kui me jõuame sellesse punkti, meil on nüüd aega harjuda sellega ja ma loodan, et see nii läheb. No ma soovitan kõigil, kellel on natukene hirmus ikkagi, et aasta alguses meil õnnestus Eesti Vabariigi aastapäevaks salvestada Epicooriga Eesti hümn Rahvusringhäälinguga koostöös taaskord, kusjuures nende enda initsiatiivil, Rahvusringhäälingu enda initsiatiivil. Ja see, kus peaks olema jälle netiarvestus ülesse, et vaadake, kuulake ja võib-olla kui see selline treening, et mitu korda vaatad, siis äkki enam ei ole hirmus või esimene kord on ja teine kord on vähem ja äkki harjub kiiremini selle teemaga. See on hea soovitus, eks see arusaamine ja mõistmine on ka nagu lihased, mida tuleb siis pidevalt treenida. Absoluutselt. No loodame, et siis 4 aasta jooksul inimesed treenivad seda palju ja suhtumine muutub. No juba tegelikult 28 järgmine pidu, nii et juba 3 ja juba kohe 2 aastat. Just, et selles mõttes aeg tiksub halastamatult. Et noh, siis loodame, et jõutakse siis seisukohale, et laulukaarel on ka viipekeele kooril koht. Loodame. Aga millega hetkel viipekeelekoor tegeleb, ja kaua olete tegutsenud juba? Seda vist natuke siin kõlas, aga täpsustame igaks juhuks üle. Jaa, absoluutselt. No nagu öeldud, siis meil tuleb Ühtekuuluvuskontserdil ülesastumine ja selle hooaja teine suur projekt on see, et siis selle nii-öelda, kuidas siis öelda, selline elava debati taustal, mis on toimunud sellel aastal Epicoori üle, saime kutse Lätist, et osaleda nende siis laulupeol, mis tuleb nüüd juba järgmine aasta. No. Ja laulikud oleme nüüd kätte saanud, toimub nüüd ettevalmistustöö selleks, et me siis suvel oleksime Riias, Mesapark siis ja laulaksime, seal on siis laulupidu nende väga armastatud ja tuntud helilooja Raimond Spaulsi sünnipäeva puhul. No see on tähtis sündmus, arvestades tema rolli ka näiteks minu mäletamist mööda ikkagi natuke võib-olla isegi, see jäi küll Nõukogude Liidu aega, aga see levimuusika ikkagi jõudis ka meile siia, et tema teosed ei ole ju Eesti rahvale tegelikult võõrad. Absoluutselt mitte ja see saab olema väga põnev väljakutse meile, aga ma usun, et me saame sellega hakkama ja mis on nagu tore, on see, et Eesti Epicooros on väga palju erinevaid tellimustöid, aga me hetkel oleme natukene tagasihoidlikumad ja võtame, nagu öeldakse, step by step, samm haaval. Kas teid kuskil jõulu ajal ka, ütleme siis, kuulda ja näha ja teie loomingut nautida saab? Sellel aastal või mitte, aga eks näis, mis tuleval aastal ees ootab. Mõned ideed mul on, tahaks teha mõned uued salvestused aga see kõik on meil natukene idee tasandil, et vaatame, mis saab. No siis vaatame, aga mina küsin sult sellise põneva küsimuse, et mida sa soovid
mul on algselt siia kirjutatud puuetega inimeste kultuurile, aga muudame selle Eesti kultuurile järgmiseks aastaks. Et oleme nüüd kuulajate suhtes ausad, täna on 27. november. Me oleme siis detsembri lävepakul, aga uus aasta ei ole ka enam kaugel, et mida sa Eesti kultuurile soovid selles valguses, selle aasta kogemuste ja kõige valguses? See on päris keeruline küsimus. See on väga hea, et sa parandasid seda küsimust. Kiidan taaskord intervjueerijat, sest üks hetkeks kaldun jälle küsimusest kõrvale, aga üks oluline asi, mida me ühtekuuluvuskontserdil tahame kinnitada, on see, et kuigi see toimub niinimetatud rahvusvaheline puuetega inimeste päeval, siis ligipääsetavus puudutab meid kõiki. Just. Ja see on elukaare vältel erinevates staadiumis erinevalt. Ja me ei tohiks seda nagu kuidagi lahterdada ainult teatud inimgruppide teemaks. Et selles mõttes ma kiidan seda küsimuse paranduslauset nii-öelda. Aga mida ma sooviks uueks aastaks Eesti rahvale? On selline ilus mõte, mis meid on taaskord ühtekuuluvuskontserdi raames algusest peale saatnud. Et me avaksime oma südame silmad ja südame kõrvad. Ehk siis, et võib-olla, et ma siis paluksin või sooviksin, et inimesed kuulaksid neid, kel ei ole häält ja näeksid neid, kes võib-olla ei näe. Või siis, et vaataksid maailma läbi nende silmade, kes ei näe. Ja me kuidagi oleksime avatumad ja ei kardaks. Jube palju ma tahan, aga need on tegelikult väga lihtsad asjad. Sest kui me kapseldume oma väiksesse maailma, siis me ei jõua väga kaugele. Aga kui me avame iseennast teistele, siis me tegelikult muutume ise ka palju tugevamaks. Jah, ma olen selle mõttega nõus, sest olles 21–24 mai toimuva festivali erinevused korraldusjuht, siis meie loodame ka, et inimesed suudavad ennast avada erinevustele ja leida, et me suudame ka tegutseda, toimetada ja luua ja et see on oluline, et me saaksime ise luua. Et meie eesmärgid natuke mingil moel on ühed ja samad järgmiseks aastaks. Väga hea, väga hea. Üheskoos tegutsedes, eks ju. Jah, peaks paremad tulemused tulema, eks ole. Et oleks nagu lootust, jah. Ja meil oleks nagu strateegiliselt planeeritud, et iga pool aasta tagant midagi toimub. Midagi toimub, jah. Et oleks kõik paigas, et ei jooks nagu see tuluke kustuda inimeste mõtetes ja hinges. Ja, fantastiline minu meelest. Jah, anname omalt poolt parima. Olgu siis igaks juhuks öeldud, et me ei ole kuidagi seda niimoodi planeerinud. Ei ole. Et kuulejad arvavad, et meil on mingist kokkumäng siin, et tegelikult ei ole, et see on juhuslikult niimoodi juhtunud. Täiesti juhuslikult, sest kusjuures see algsed ühtekuuluvuskontsert ei olnud üldse planeeritud 3. detsembrile. Mul ei olnud sellest kuupäevast mitte mingisugust õrna aimugi. Mul oli planeeritud teine ruum ja teine kuupäev ja juhuse tahtel meid suunati sinna. Vaata, kui põnev, eks ole. Elu paneb mingid pusletükid ise aeg-ajalt kokku, nagu näib. Ja. Et see ei ole kunagi öeldakse ju, nagu kuidas see ütlus on, et sa teed plaane, aga Jumal naerab. Jah, nii ta on. Aga kui on inimesele süttinud koorilaulu tulukas, et kuidas siis sellega alustada? Jah, jällegi uue aasta kontekstis inimesed ikka alustavad uute asjadega. Uue aasta lubadustega. Ja, et kes läheb jõusaali, kes läheb koorilaulu tegema. Jah. Eestis on meeletult palju koore, et tegelikult tuleb lihtsalt otsustada, et kas sa tahad laulda, nüüd olenevalt soost, kas sa tahad laulda meeskoorist, tahad laulda naiskoorist, tahad laulda segakooris.
sa oled ka noorem, äkki saad isegi lastekoori laulma minna, eks ju. aga et seda valikut on ju palju ja nagu ma ütlesin, et Epicoor kindlasti uuel aastal ühel hetkel avab taas oma uksed ja me ootame sinna, nagu ma ütlesin, kõiki, et ja on võimalik siis tutvuda selle maailmaga. Et Epicoor, rõhutan, ei ole mõeldud tegelikult ainult kurtidele või ainult pimedatele või ainult ühesõnaga puuetega inimestele, see on mõeldud kõigile. Ja me mõtlesimegi, et äkki me suudame uuel aastal luua sellise väikse ühiskonna mulli sinna, kus me hakkame inimeste südamesilmasid ja kõrvu avama seal. et ühesõnaga, kui elevant on nii-öelda häältekoete peale istunud, siis võiks viipekeelekoori proovida näiteks. Aga miks mitte tegelikult, et miks mitte, ausalt? jah, see on ju tegelikult võib-olla kellegi jaoks tõesti hea lahendus, ta saab ennast täiendada, eks ole, jällegi ma täiendan sinu täiendust, mis sa just tegid, et inimesed on see põnev osa, kui te tulete Epikotta ja selle koori, te saate inimestega tuttavaks, nende maailmaga, nende olemusega ja te leiate enda jaoks palju uut ja teised leiavad teis midagi uut, nii et kaotajaid arvatavasti, loodetavasti ei ole sellises kontekstis. jah, no selles mõttes, et sul ei ole võimalik kunagi kaotada, sa alati ju saad kogemuse võrra rikkamaks, olgu see hea kogemus, halb kogemus, vahet ei ole, sa oled jälle millegi võrra rikkam. Ja halvast kogemusest sa õpid, heast kogemusest sa saad nautida seda ja samal ka õpid nagu, nii et tuleb proovida ja ennast proovile panna. Võt mida ma olen, kusjuures naljakas, ma olen nagu õppinud seda nii-öelda Epikojas käies ja tutvudes erinevate inimestega, et kuidas võib-olla inimesel, kellel on millegipärast vähem millegipärast antud, ta püüab, ta proovib, ta paneb ennast püünele palju rohkem ja palju julgemalt. Ja see on nagu tohutult inspireeriv minu jaoks. Vahest on nii, vahest pole, et kiidame neid, kes seda juba teevad ja julgustame neid, kes seda veel ei tee, ennast rohkem siis nagu proovile panna ja esile tuua, kui on soovi loomulikult. Et aga noh, jõuluaeg ootab meid ees ja ma küsin sinult siukse vahva küsimuse, et kuidas sa tavaliselt jõuluvanale ise esined, kas sa tahadki enam esineda näiteks jõuluõhtul, kui sa oled ju kogu aeg teed midagi, et kas sa tunned näiteks, et sa jaksad või mina näiteks võin öelda, et kuna ma kirjutan luuletusi juba, kes teab mis ajast, siis ma iga jõulu ikka proovin iseendale uusi luuletusi kirjutada, et see on ikka põnevam nagu, et kuidas sul on, kas mõtled enda jaoks midagi uut välja või võtad rahulikumalt? See, ütleme niimoodi, et jah, et kuna minu töö on selline loominguline ja ma teen pidevalt, olgu see lavastan midagi, mingit kontserti või mängin muusikat või et siis ma nagu vabal ajal seda väga teha ei taha. Aga kui kellelgi on äge idee, ma ei mäleta nüüd, millal see oli, võib-olla 2 aastat tagasi mul abikaasa leidis mu vana trompeti, sellel oli huulik kadunud, ta tekitas sinna huulika, ütles, et kuule, et nüüd jõuludel me mängime ühe loo, et tema mängib klaveril ja mina mängin siis trompeti, no ma ei ole aastaid mänginud seda. Aga ma ütlesin, et davai, et kui tema viitsib mulle leida kuskilt huuliku, kui ta viitsib välja mõelda, mis lugu me mängime ja tekitada mingid noodid, et ma võin seda teha, aga et selles mõttes on ju vahva ja tore. Et meil ei ole sellist otsest traditsiooni. Meil kord käib jõuluvana, kord ei käi, ma kahtlustan, et peagi hakkab ta tihedamalt, regulaarsemalt käima taaskord. Et jah, jõulud on minu jaoks, seal suurem väärtus on ikkagi see, et sa saad perega ühe laua taga olla, unustada kõik muremõtted ja nautida neid inimesi, kes su ümber on. Jah, see on see asi, mille poole püüelda nagu aasta lõpus. Siiski mul turgatas pähe veel üks küsimus, et kui sul on nagu vaba voli midagi, noh, jõuludel või muul ajal, et mis muusikastiili või nagu mida sulle enim meeldib endale dirigeerida või kuidas sa tunned või mis sa tunned, et vot, et kuidagi alustasin sellega või et see on mu lemmikžanr, et
Siin ma annan sellise vastuse, mis mul on ära õpetatud. Dirigendi lemmikteos on see, mis tal õhtul kavas on. Selge. Siis see on konkreetne ja arusaadav vastus. Aga jaa, ei, seda küsitakse päris tihti ju, et millist muusikat sa kuulad või mis su lemmik on või niimoodi, et ma ütlen ausalt, et ma näiteks autos sõites väga harva kuulan muusikat. Enamus ajast ma istun vaikuses või ma kuulan mõnda podcasti. Jah, oled sa meie podcast'i ka varem kuulanud? Kusjuures olen, ütlen ausalt, olen. Täna kuulasin ka ja võib-olla ei ole kõik, ütlen ausalt, ei ole kõiki osi kuulanud. Aga ma ei ole varem ühtegi podcasti, kus ma kuulan kõiki, et ma vaatan võib-olla külalise või temaatika järgi. Noh, jõuluaeg, anname andeks. Aitäh teile! Aga palun. Aga ei, tore, et sa siiski oled ka meieni jõudnud. No ja mina võin sulle ausalt öelda, et kui ma olen kõik saated kokku lõiganud ja kogu aeg midagi, et ega ma istu maha ei hakka väga podcast'i kuulama. Mina just hakkan muusikat kuulama, eks ole. Et nii on, et ja. Kuidagi, mitte et mul oleks ühegi podcast'i vastu midagi. Ma olen vahest ka jupi kaupa, eks ole, kui satud midagi, ikka loomulikult kuulad, aga mina just siis lähen sinna teise suunda, kus sina ära tuled, et siuke mis muusikat te kuulate muidu siis? Oh. Kui te olete selle podcasti täna teete ära, mis plaat keerutama läheb? Tead, mina olen nagu ikka see vanakooli inimene, et 70, 80, 90, aga juba ma ei tea, kui palju aastaid ma otsin igal aastal uusi jõululaule. Sellest tulenevalt kunagi ma hakkasin Keila noortekeskuses tegema muusikateemalist saadete või intro show, kuidas ma üldse podcast'induseni jõudsin. Esimene saade oligi meil jõulusaade, mul on juubeliaasta, mul saab nüüd 5 aastat täis. Facebook vist näitab, millal ma tegin selle evendi, kus me esimese saate üles panime. Ja ma sain, kuni me seda siin tegime, ma sain 3 korda erinevaid jõululugude saateid teha. Et mulle nagu meeldib see väljakutse leida erinevatest žanritest ja niimoodi ja et jõuluajal, et nagu vastukaaluks sellele, mida sa just ka autoraadiost kuuled, et ma tean, et jõululaule peab olema rohkem kui see, millega me pidevalt kokku puutume. Et lisaks Mariah Carey'le, eks ju, on midagi muud ka olemas. Jah, kusjuures soovitan kuulata selle loo originaalversiooni, mille esitaja oli vist The Valiants. See on tegelikult palju-palju ilusam. Et see on palju parem versioon sellele, mida me iga aasta kuuleme. Mulle meeldib see palju rohkem. Mida sa kuulad, Jüri, siis, kui sa täna me lõpetame siin? Ma ei tea, kas täna nüüd kuulamiseks kohe läheb. Aga ilmselt mina olin Maikile vastanud, et neid jõululaule väga ei salli järjest. Et meil sõbra Heiki soovitas Rock FM-i kuulata, et sealt jõululaule ei tule. Jah, seal on keelatud, see on nende põhikirjas vist kirjas, et jõululaule ei mängi. Millest on kahju, Rock Genres on päris ägedaid ka originaalseid jõululugusid, et kui me võtame kas coverid või originaalid, et ma olen küll igasugu põnevaid asju leidnud, aga samas kuskil peab olema ka jõuluvaba tsoon. Nii et sa pead Maikil parandusettepaneku tegema, et ikkagi Rocki jõululaule võiks ikka. Jah, midagi võiks olla, et siuke jah. Kas või ühel päeval, vaata. Kas või ühel päeval, 24, no andke kuulajatele võimaluseks ole. Et tehke erand. Mingit hullu heavy metalit, mingit deathcore jõululaulud. Et oleks ju täitsa tore selles suhtes, jah. Et jah, minu elus, ma ei tea, Jüri, kuidas sinuga on, aga minul see muusika kuulamine ja see nagu raadio ja see on mulle alati olnud oluline ja ka rohkem tänapäeval autos, eks ole, kogu aeg mõtlen, et peaks ostma mingisuguse hübriidaparaadi, millel on kas siis vinüüli, CD ja raadiovõimekus, et oleks tore. Ei ole jõudnud selleni, äkki jõuluvana toob. Kui ma talle ilusti kirjutan, ma ei ole temaga läbirääkimisi pidanud, äkki ta mõtleb minu peale, kui ta meid kuulab, kui ta meid juhtub kuulama. No vast ikka kuulab ju. Jah, võiks ju loota, eks. Aasta viimane saade, võiks ühte ikka kuulata. Vaata. Ühte võiks. Et kuidas sinu, Jüri? Aga huvitav, kas muusikagurmaanidel on see vinüülimängija autos olemas või? Ma ei tea, kas... Ma olen kusjuures näinud, et Muhammad Alil oli kunagi autos mingisugune variant, mis mängis mingeid väiksemaid. Väiksemaid, ja. Ma olen sellist fotot näinud, et see võimalus on olemas olnud küll ajalooliselt.
mulle kusjuures jõuluvana tõi ühel aastal siin, kas 2 aastat tagasi, sellise kohvri vinüülmängija, et saab nagu enam-vähem matkale kaasa võtta, et matkale kaasa. akuga ja niimoodi. ja ma ostsin siis ka mõned vinüülid ja see on ikkagi, vot see on nauditav. Ausalt öeldes, seal on mingi teine õhk ja vibe on seal. Pean vist ka mõtlema selle peale, mul on vinüül, aga mul pole masinat. ma olen sellises faasis omadega praegu. nii et jõulukingi idee nii-öelda. jah, aga kas sa muidu, iga aasta on ju suured kontserdid, praegu juba näen ka, et liigub siin igasugu infot, et kas ikka mõnikord lähed kontserdile ka ise kuulajana? Viimasel ajal pole jõudnud, sest ongi see, et sul on töö, õhtuti on endal proovid ja jõuluajal ei ole praktiliselt üldse võimalik, kuna ju mul endal ka siin kontserte ikkagi, et lisaks Epicoorile ja nii ma ikkagi teen veel Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemilist Naiskoori ja meil on 6. Tallinnas ja 7. Tartus kontsert koos Tartu Akadeemilise Meeskooriga. teeme siis väikest reklaami, tulge kontserdile. Väike reklaam, ma loodan, et ei pane pahaks praegu, et tulge jah kontserdile ja seal on selles mõttes väga äge kava, ma ütlen ausalt, et Benjamin Britten 2 teost ja siis Tõnu Kõrvitsa Kreegi Vihik, et selline ilus kaunis muusika, lihtne, aga samas väga emotsionaalne. Kusjuures Benjamin Brittenist kanname ette tõesti Püha Cecilia teost, eks Püha Cecilia oli muusikute pühak kusjuures. Vot väga meeldiv teadmine. Jätan meelde. Vot, et soovitan kuulata seda. Nii et jah, et selles mõttes väga ei jõua ja siin on veel mõned projektid, millega ma olen korralduslikult seotud ja pigem jah, ma püüan üha vähem detsembris kontserte anda. Et nagu mulle tohutult meeldib talv, ma olen väga suur talve, lume ja jõulude fänn. Ma tahaks nautida seda. Et elus on olnud ka perioode, kus sa oled ka jõulude ajal kuskil turnee peal, nii et selles mõttes, et see ei ole minu tassike teed, nagu öeldakse. Mingid pidi me mõistame su vaimustust, mulle meeldivad ka jõulud, mulle meeldib isegi lumi jõuluõhtul, aga nagu peale seda võiks ilmale peada. Et see on see liikumispuudeliste inimeste tavaline soov, et jõuludel ja uuel aastal võiks lumi ära olla ja siis võiks juba taanduda, aga Eesti oludes tavaliselt nii ei lähe, aga ilus on ta ikka. Vot, aga eelviimase küsimuse au on nüüd Jüril. Et mida sa teeksid ära 1 miljoni euroga nii enda elus kui kultuurikorralduses näiteks? Ainult 1 miljon? No praegu küll, see hüpoteetiline kohver. Ega mis salata, ma olen ikkagi mõelnud sellise asja peale ka varem, sest praegu mõtlen, et kas ma vastan ausalt või ma teen sellise ülla vastuse. Aus vastus on ikkagi see, et esmapilgul ikkagi vaatad algul selleks, et sa oleks nii nagu lennukis meid õpetatakse, algus pane endale mask ette ja siis aita teisi. Et ma usun, et midagi sellist see oleks, ehk siis alguses vaataks, et ise ja sinu lähedased oleksid hoitud ja tänases situatsioonis siis võib-olla investeeriks sellesse, et ühtekuuluvuskontsert jõuaks ka Lõuna-Eestisse. Ja miks mitte ka mujal, eks ole, et ta võiks ju mitte, et ma sulle suurt töökoormust sooviks, aga ta võiks aja jooksul kujuneda ka nagu jõuluajal vähemalt üks tuurimoodi asjaks, mis näiteks Haapsalusse võiks jõuda, eks ole, igale poole. Ja, kui... mitu sellist ühtekuuluvuskontserdit saaks 1 miljoni euro eest? Jah, kiire kalkulatsioon. Saab rohkem. Saab päris palju. Eks siin on oleme seda siin kommenteerinud ka meedias, et ja ma see aasta just olen arvutanud, et minu meelest esimese aasta kontsert eelarve oli, ma arvan, et kuskil 15-14 000
tänaseks on, ma ütlen ligikaudu 50, ehk siis noh, kes siin kiiremad arvutajad on, et kindlasti annaks väga-väga palju ära teha. Jah, ja kuna täna ju tegelikult see nagu probleem on see, et selliste ürituste korraldamiseks selliseid spetsiaalseid fonde välja arvatud Tallinna linnal ei ole, siis see on ääretult keeruline iga sendi kokkuajamine. Aga jah, ma kindlasti sinna investeeriks ja ma kasutan sõna julgelt, et ma investeerin selle raha sellesse projekti just Eesti ühiskonna nagu jaoks. See on hea idee. Vot, aga küsin sult siis viimase küsimuse, kus ma panen 2 asja kokku, et mis sind õnnelikuks teeb ja mis sa soovid saate lõpetuseks, võib-olla omalt poolt ka aasta lõpetuseks öelda? Mind teeb päris ausalt õnnelikuks minu kallis poeg. See, et ma saan öelda, et ma olen isa, et kui ma lähen koju, on mul ukse peal tema, mu abikaasa, mu koer. Ja see teeb mind päeva lõpuks kõige õnnelikumaks. Ja kui midagi soovida, siis ma laenaksin sõnad oma kallilt sõbralt Lauri Räpilt, kes on kirjutanud, et nüüd tänavuse ühtekuuluvuskontserdi lõppsõnaks sellise mõtte, et laulame kõik koos oma elulaulu nii, et selle kaunis kaja kõlab palju kaugemale meile antud ajast. See on tõesti ilus mõte tänase saate lõpetuseks. Jüri, mida sina lõpetuseks tahad omalt poolt öelda jällegi nii saate kui aasta lõikes? No võib-olla nagu kõlas, et olgem julged siis uuteks väljakutseteks ja valmis vaatama nii-öelda avatumate silmadega ringi. Nii-öelda kastist välja. Kastist välja uuel aastal. Vot, ma olen selle mõttega väga-väga nõus ja ütlen ka, et olge julged, tegutsege, tuli hoos aasta, see soovib julget pealehakkamist ja tegutsemist, nii et ka siis tulemusi tulema. Ja meie ütleme sulle aitäh, Edmar, et sa leidsid aega ja ütleme samas ka aitäh kõikidele külalistele ja kuulajatele, kes meil sellel aastal on olnud. Et on olnud taaskord üks väga sisukas ja põnev aasta, teemasid on olnud seinast seina, on kohatud ja intervjueeritud põnevaid inimesi ja loodame järgmisel aastal samamoodi jätkata. Või mis, Jüri? Ma arvan ka, et meil juba üsna sujuvalt tuleb ükskord kuus podcast ära. Jah, et oleme laine nii-öelda. On sul veel mõningaid mõtteid, Edmar? Suur aitäh kutsumast ja ma soovin teile jõudu tööle ja ma loodan, et me kohtume millalgi veel ja puhume veel juttu. Mina loodan ka, mul on sarnased mõtted. Vot, aga siis ütlemegi kõik omalt poolt, et nautige pühade aega ja kohtumiseni aastal 2026 Sandis Hoos podcastis ikka taas. Tšau, paka. Nägu teile. Kuulmiseni. Selline sai meie tänane saade. Täname kõiki kuulajaid ning kohtumiseni meie järgmises saates.